Kasutades ühistransporti on kindlasti paljud pealinlased märganud, et trollidesse, trammidesse ja bussidesse on ilmunud sellised mustad karbid. Ja need mustad karbid ei ole midagi muud kui ühed alused, kuhu peale kinnitatakse varsti validaatorid, mis on umbes nii kõrged. Ja selle validaator hakkab siis fikseerima e-kaardil olevaid andmeid. Mis nende aluste peale siis täpsemalt läheb, et milline see seade välja hakkab nägema? Jah, praegu enamus Tallinna bussidesse on juba kõigi uste juurde paigaldatud sellised mustad hokilitrit meenutavad alused, mille külge siis juulis-augustis paigaldatakse uued pileti valideerimisseadmed, millega siis hakkavad tulevikus inimesed oma sõidukaarte või muid kaarte nii-öelda piiksutama, ehk siis võõrapärase sõnaga valideerima. Kuidas see süsteem täpselt välja hakkab nägema, et kui kust ma saan selle uue e-kaardi siis osta ja kuidas ma siis bussi sisenen ja kuidas see protseduur täpselt välja hakkab nägema? No müügivõrk hakkab olema päris lai, hakkab nad müügil olema nii järgioskites kui ka näiteks Maxima on pakkunud meile oma teenust, samuti linnaosa valitsustes ja kohti on päris palju. Maksma hakkab see kaart 2 eurot, kui tegemist on nii-öelda nagu tagatis või pandirahana, et kui inimene soovib mille pärast see kaardi tagastada, siis saab ta oma 2 eurot ka tagasi. Ja sinna peale saab siis laadida kas mingi perioodi pileti, nagu tänasel päeval on ID-piletid, et sa laadid näiteks sinna peale kuupileti ja sõidad rahulikult, või siis mis lisandub on, et sinna kaardile saab laadida ka raha, et kaart muutub nagu elektrooniliseks rahakotiks. Ja siis juba sõltuvalt siis sellest, kas sa sõidad päevas 1 korra või sõidad sa 3 korda, siis läheb sul seal pealt maha, kas siis päevapileti hind või siis näiteks tunnipileti hind. Ja inimese siseneb bussi, asetab selle kaardi siis validaatori ligidale. Kui tal on sõiduõigus olemas, siis see tegevus võtab aega keskmiselt 0,3 sekundit, nii see käib väga kiiresti ja ongi kõik, väga lihtne ja mugav. Ja kui Tallinn läheb nüüd üle tasuta ühistranspordile, et siis tegelikult see kaart annab ka suurepärase võimaluse kohe ära fikseerida, et kas sa oled tallinlane või mitte? Jah, et need kaardid hakkavad olema nii isikustatud kui ka isikustamata ja kuna ka tasuta sõidu puhul tuleb ikkagi oma sõidul registreerida, siis peavad need kaardid muretsema endale kõik, kes ühistranspordi kasutada tahavad, on nad siis tallinlased ja mitte tallinlased, on neil tasuta sõiduõigus või mitte, nii et kõik sõidud tuleb fikseerida ja see võimaldab meil kui ametnikel luua seda parem ühistranspordisüsteem, sest me saame hakata modelleerima liinivõrku, mis on siiamaani toimunud rohkem tunde alusel, aga nüüd tekib meil korralik statistika ja me saame pealinna elanikele pakkuda tunduvalt paremat ühistranspordivõrku. No see uus kontaktivaba e-kaardi süsteem hakkab kehtima alates septembrist, aga kuna eestlased on teatavasti väga skeptilised igasuguste uute asjade suhtes, siis sellega seoses jääb ka see vana süsteem veel mõneks ajaks kehtima. Jah, et kui praegu kehtib Tallinnas 2 täiesti erinevat piletisüsteemi, üks on siis paberpilet ja teine on ID-pilet, siis paberpilet kehtib paralleelselt kuni käesoleva aasta lõpuni ja ID-pilet kehtib vähemalt kuni 31. märtsini järgmisel aastal. Ja praeguste plaanide kohaselt jääb siis alates 1. aprillist tuleval aastal ainukeseks piletisüsteemiks siis uus e-piletisüsteem. Mille poolest siis see uus süsteem parem on kui see vana? No ega vanadel süsteemil ka midagi iga poole, aga meie esimene eesmärk oli kindlasti vabaneda paberpiletist, mis on lihtsalt väga kallis süsteem ja iganenud. Uus kaart hakkab olema roheline, ehk siis loodussõbralikum, me ei raiska enam paberit. Ja kui me hakkasime seda uut süsteemi looma ja nägime, et sellel on niivõrd palju lisavõimalusi, siis me leidsime, et Tallinnale piisab täielikult ka ühest süsteemist. Seega ei ole mõtet hoida paralleelselt elus nii uut e-piletit kui ka siis vana ID-piletit. Kui Tallinn läheb nüüd üle tasuta ühistranspordile ja tuleb ka selline uudne süsteem, siis Tallinn on tegelikult eeskujuks ikkagi kõikidele teistele, et väga uhke on tulevikus ühistranspordi korraldus siin. Jah, see uus süsteem, seda me loome koos Harjumaaga, et esimene kaart tulebki ühiskaart, mis kehtib siis nii Tallinna kui Harjumaa ühistranspordis ja loomulikult vaatame kaugemale ja me leiame, et see sama süsteem võiks laieneda kogu Eestile, et me saame selle ühe kaardiga osta nendele piletid suvalises Eestimaa linnas või maakonnas või miks mitte praami peale ja samamoodi võiks selle sama süsteemiga liituda ka meie naaberlinnad piiri tagant, miks mitte ka Helsingi, Riia, kes võiksid samamoodi oma kaarte kasutada meie süsteemis.